Nii, korras, et meie tänase veebiseminari teema on rääkida 2 uuest täidisest, mis üks on kreenfilkohvi ja teine on küpsetatud banaan ehk siis toppil baked banana 40%. Ja me julgustame kõiki esitada meie chatboxi, mis on siin ekraani all, esitada küsimusi, mis iganes puudutavad tänaste täidiste teemat või on siis mõne teise täidise kohta teil küsimusi, et siis võite julgelt küsida, me vastame operatiivselt ja siis esimene teoreetiline osa on suhteliselt lühike ja edasi läheme meie innovatsioonikeskusesse, kus Pille on valmistanud tootenäidised, mis on siis puudutavad nii pagari kui kondiitritooteid. Nii et olge julged küsimuste esitamisel. Viskab. Nii. Nüüd on jälle okei. Nagu me teame, siis uued tootearendused on alati väga populaarsed ja need alati muutuvad ajas. Et nagu me siit graafikult näeme ja need iga aastaga kasvavad. Nii, ja alati number 1 on maitse vastavalt turu-uuringutele, mis puudutavad siis kondiitritoodete kategooriaid. Siin on toodud ära erinevate riikide uuringud, Inglismaa, Šveits, Taani, Läti, Poola, et number 1 on alati maitse, mille järgi tehakse oma ostuotsused. Siis järgmine on kondiitritoodete värskus ja siis 3. kohale jääb hind. Nii, ja meil Buratusel me teeme üle 3 aasta Taste Tomorrow tarbijauuringut ja siis need turu-uuringud põhinevadki nendel Taste Tomorrow tarbijaküsitlustel. Ja siit järgmine slaid näitab seda, et 79% tarbijaid eelistab traditsionaalseid maitseid, mis on suhteliselt kindla peale minek. Aga siin on üks aga. Nad alati eelistavad traditsionaalseid maitseid, kuid samal ajal nad on ka natukene ikkagi avatud natukene mingile uuendustele, et mitte ära tüdineda sellest olemasolevast sortimendist. Ja siin järgmine slaid näitabki, et 64% soovib näha mingisugust tuttavat elementi sellest koogis, aga samas ta üritab proovida ka samas mingid uut tüüpi kooke, uut tüüpi maitseid, uut tüüpi kuju, välimust või uut tüüpi tekstuuri, mis on väga oluline koogi puhul. Ja 59% soovib proovida uusi kombinatsioone või siis täiesti ära unustatud vana või siis uusi maitseid. Ja 60% inimestest on valmis proovima eksootilisi maitseid, mis samas on tegelikult, ma arvan, et need ei ole mitte päris eksootilised, vaid need, mis neil on ikkagi siin meie toidupoodides saadaval ja tuttavad. Nii, ja siis banaanid on ühed populaarsemad puuviljad, mida enamik inimesi paneb oma ostukorvi ja mida väga paljud tarbivad. Et siin on meil on ja siis jõudes nüüd minnes sügavamale, on
meie tootearendajate poolt välja töötatud küpsetatud banaanitäidis, mis ühest küljest on siis hea meie tervisele ja mis on tõesti tuntud juba siin üle 100 aasta ja need retseptid on teada ja tuntud üle kogu maailma. Nii ja siis meie toote nimi ongi Top-Fill Baked Banana ehk siis küpsetatud banaanitäidis 40%. Ta on heas kasutusvalmis pakendis, 5-kiloses pakendis, kohe kasutusvalmis, siis küpsetamis- ja sulatamiskindel, mis on väga praktiline. Kui on kinnine pakend, siis võib säilitada toatemperatuuril, peale avamist siis sulgeda õhukindlalt ja panna jahekappi. Sisaldab 40% banaane. Tal puuduvad loomsed päritolu koostisosad ja väga mitmekülgne kasutusala, et teda saab kasutada nii kondiitri kui pagaritoodetes, aga võib-olla miks mitte teha kuskil desserte või kasutada ka toiduainetööstuses. Ja siis ma ütlen ka kohe selle hinna ära, et hetkel meil on müügihinnaks on 2,79, aga meil on esimestele kiiretele kasutajatele pakume 10% allahindlust. Ja järjest rohkem, nagu te olete märganud, muutuvad taimepõhised toiduained järjest populaarsemaks. Et kui siin on jällegi meie tarbija uuringust lähtub, et 2018. aastal 32% tarbijaid eelistas taimepõhiseid toiduaineid, aga 2021. aastaks on see tõusnud juba 64%-ni. Ja siin on näha, et 35% ostjaskonnast ostab seda taimepõhist toorainet korra nädalas. Ja siin on ka riikide põhiselt välja toodud, et Skandinaavia maades ja Poolas ja Lätis on see nagu eriti kõrge. Ja sellel on tegelikult 2 põhjust, et miks see on muutunud nii oluliseks. Üks isegi suurem ja üldisem põhjus on see, et tal on meie elukeskkonnale positiivne mõju, saastab vähem meie keskkonda, aga samas osad tarbijad usuvad ja on enda jaoks võtnud veendumuseks, et taimepõhised toiduained on tervislikumad kui loomsed toiduained. Nii et järjest rohkem muutub suund sinna ja meie Buratuses üritame selle trendiga kaasas käia ja pakkuda teile neid 2 olemasolevat täidist, mis on mõlemad on taimepõhised, aga lisaks ütlen, et meil on ka veel teisi taimepõhiseid toorained lisandunud sortimenti just eriti sellel aastal. Nii, ja siis meie teine uustulnuk on kohv. Me teame, et enamik inimesi üle kogu maailma tarbib kohvijoogina. Ja paljud inimesed külastavad sageli kohvikuid ja hindavad väga hea maitselist kohvi. Ja nagu me teame, et erinevad maitsed ja trendid muutuvad ajas, et alles paar aastat tagasi oli väga suur selline
populaarne maitse oli soolakaramell, et seda tõesti kasutati peaaegu igas kategoorias. Me nägime soolakaramelli jäätised, me nägime soolakaramelli kooke, me nägime soolakaramelli küpsetisi. Et nüüd on siis uuringud näidanud, et uus trend on kohvi maitse. Ühest küljest on see klassikaline, aga teisest küljest on see siis jällegi selline taasunustatud vana. Nii ja nüüd meie täidisest lähemalt rääkides on see samamoodi 5-kiloses pakendis, väga mugav kasutada. Termostabiilne ehk siis külmutamise sulatamiskindel, võib säilitada toatemperatuuril, kohe kasutusvalmis ja väga oluline on siin, et ta on taimepõhine ja et ta on palmiõli vaba, et teatavasti osad kliendid aktsepteerivad ja osad ostjad ka aktsepteerivad, kui ta on sertifitseeritud palmiõli, aga osad eelistavad täiesti palmiõli vaba. Ja ta on ilma kunstlike lõhna- ja värvaineteta. Ja kasutusala on tõesti ka nagu väga laia. On croissantidele, siis muffinitele, kõigile väikesaiadele erinevate kujudega, stritslid, kringlid, aga samamoodi kondiitritoodetes, et saame kasutada seda kookides, tortides, dekoorina, näiteks Pille on seganud ära selle peegelglasuuriga, museedes, igal pool magustoitudes. Ja selle tootel hetkel on hinnakirja hinnaks on 2,95 ja samamoodi me pakume teil soodushinda 10%, nii et hea võimalus katsetamiseks ja uute toodete turule toomiseks. Ja siis meie poolt pakumegi teil oma poolt välja töötatud retsepte, tootenäidiseid ja samamoodi, kui teil tekib küsimusi, võite alati pöörduda meie poole. Ja siis see 10% tutvumishinda kestab 2 kuud ja seda hinda te saate siis, kui te tellite läbi MyPuratos e-poe oma tooteid. Ja alati tõesti võite esitada, kui te soovite mingeid täiendavaid küsimusi või retsepte, et siis alati aitame teid. Nii, ja see nüüd ongi siis hetkel minu poolt kõik ja nüüd me lülitame oma kaamera ümber meie innovatsioonikeskusesse, kus siis Pille tutvustab neid tooteid ja teeb teile väikse presentatsiooni nendest uutest toodetest. Nii et head kuulamist ja tõesti, kui kellelgi on küsimusi, siis võite julgelt esitada kogu meie webinari jooksul täna. Tere päevast! Siit innovatsioonikeskusest siis juba, nagu Kersti teile ütles, olen ma valmistanud eelräägitavatest toorainetest siis mõned tooted. Täna ma tegin nii kondiitritooteid kui pagaritooteid. Ja see on ju hea, sest meie 2 uut toorainet saab kasutada nii kookide ja tortide valmistamiseks kui ka saiade. Ma olen siin stritsleid teinud, neid palmiksaiu. Ja minul on siia saia sisse pandud veel mõned toorained, mida Kersti ei maininud. Meil olemas olevad. Ma lihtsalt natukene segasin kokku siin mõnda, et maitsed oleks paremini väljenduvad. Aga ma arvan, et alustame äkki siis kondiitritoodetest. Ma tegin tänaseks sellise kohvitordi. Teadaolevalt sobib kohv väga hästi kokku karamelliga ja šokolaadiga. Nii et esitlen teile siis sellist kohvi šokolaadi torti. Siin ma kasutasin siis meie Tegral Satin Cream Cake šokolaadi põhja.
Siis tegin kohvikreemi, ta jäi selline helebeežikas mul. Kasutasin meie Italmaxi, mis on siis taimepõhine koor. Ja nagu te siit näha võite, vahele panin ka šokolaadi. See ei ole nüüd enam biskviit, all on biskviit, aga siia vahele panin geneši natukene maitseks. Ja tordi katsin ära siis meie glassage, Miroir glassage neutraga, nagu ma eelnevates praktilistes tundides olen alati kiitnud meie Miroir glassage neutret, et ta on siis soojendatav ja temale saab lisada mingeid selliseid maitseaineid või kreeme või näiteks mõnda moosi ma olen kasutanud, näiteks passioniga koos meie Miroir glassage neutret. Täna ma kasutasin meie Miroir glassage neutret siis koos selle kohvikreemiga. Näete, jäi selline kohvivärvine ilus glassage, mis katab kõik ära ja on selline kvaliteetne peegelglasuur siis. Isegi lisandid lisatud ja ta on endiselt kaunis. Siis järgmiseks tooteks tegin ma sellised Panoffe korvikesed. Igaüks vist teab, see on küll selline klassikaline kook. Tavaliselt kasutatakse päris banaane, aga ma kujutan ette, et ega tootmistes päris banaani kasutamine on üsna raskendatud. Sellepärast kasutasin nüüd meie Topfil baked bananat siia korvikese sisse ja peale käib tavaliselt vahukoor. Mina siis vahukoore, et ta oleks maitsvam ja stabiilsem, vahukoore segasin ära meie vaniljekreemikoga. Sain sellise vahukoore kreemi stabiilse ja muidugi see kreemik annab siia maitset ka. Nii et seda kooki võib siis teha, ma kujutan ette, et suuremate korvidena. Minul on sellised väiksed täna kohvikutooted siis pakkuda. Mina panin siia põhja ainult Panoffet, kes soovib, võib ka mingi kihikaramelli panna, jällegi sobib väga hästi. Järgmiseks tooteks on mul siin selline punane kook, kuna nagu te isegi näha võite, meie need uued täidised, mida me täna pakume, on sellised suhteliselt tumedat värvi. Baked banana on selline pruun, kuna ta on küpsetatud banaan. Ta on flambeeritud banaani maitsega. Ja siis kohvikreem on ka selline tume. Siis ma otsustasin natukene koogile särtsu lisada ja kohvikoogi tegemisel kasutasin katmiseks jällegi meie imelist peegelglasuuri, mis on siis Miroir glassage rouge, punane. Ja ta on e-ainevaba ja ka, nagu Kersti rääkis, täiesti taimepõhine, nagu kliendid praegu soovivad, et oleks taimepõhiseid tooteid rohkem. Nii et väga naturaalse maitsega, marjamaitseline. Ja põhjaks on mul sellel koogil siis pandud jällegi meie Tegral Satin Green Cape Belgia šokolaad. Siis ma vahele panin pralikrakki, mis on selline krõpsum mandlitäidis. Teda siis saab sulatada, ta on ka 5-kiloses ämbris. Teda saab sulatada, laiali määrida ja siis ta pärast haungub tagasi selliseks ja on selline krõpsakas, kui seda kooki süüa. Siis siia jälle vahele panin kohvikreemi, tegin Italmaxiga ja sellest uuest kohvitäidisest Greenfield kohvist. Ja siis katsingi selle Miroir glassage rouge'iga, punase glassaažiga siis. Nagu te näete, on ta täiesti ilma mullideta, väga kena, kvaliteetne, maitsev ja särtsakas. Seda glassaaži saab siis ju kasutada nii suvel koos marjadega, nagu te näete, ja samuti jõulude ajal, samuti väga teemakohane on ta sõbrapäeval. Nii et soovitan proovida meie uut toodet. Nii, ja siis on mul siin veel banaanitort siis. Selle banaanitordi ma näitan teile kohe, kuidas ta nagu seestpoolt välja näeb.
Siin on jällegi šokolaadine põhi, siis on meie telikaramell vahel ja siis on Topfil banana. Jällegi see põhja pool on seal kõik selline tumedatest banaanitäidis ja siis karamellitäidis. Aga peale katteks ma tegin sellise vähese suhkruga, väga vähese suhkruga täidise. Ma panin siia siis, meil on telikvark ja siis on siin veel jogurt, maitsestamata jogurt ja natukene siis vahustatud koort. Aga jah, teie kui teete, siis saate jogurti ja koorega ilusa kreemi, mis nagu tasandab seda magusat maitset natukene. Ja kaumistasin siis kuivatatud banaanidega ja karamellitupsudega seda kooki. Ja äärde on mul pandud siis meie piimašokolaadi shavingud. Nagu näete, neid ma panin siia natukene tordi peale ka ja samuti saab, kui neid natukene katki teha, saab neid siis äärte kaunistuseks ka kasutada. Nii. Ja siin kolmandas kausis ma näitasin teile banaani, näitasin teile kohvit, aga siin kolmandas see tume täidis on moonitäidis. Tahtsin teile esitleda, see on meil ka uus täidis. Tegin temast sellise keerusaia. See on uus täidis, ta on ka 5-kiloses ämbris ja ta on kasutusvalmis juba, et teda saabki niimoodi ämbrist võtta ja kohe saia või kringli vahele määrida. Mina kasutasin teda täna, näete siin keerusaiast, panin natukene ka kreemikut, vaniljekreemi, et oleks natuke mahlasem. Lõikan veel ühe, näete, ilus läbilõige, natukene kreemikut kollast on ka näha. See teeb nagu saia mahlasemaks. Ja kasutasingi selliseid vorme täna vahelduseks. Mul on siin küll üks stritsel ka tehtud, aga vorme kasutasin, kuna nendega on nagu lihtne tööd teha. Teete keerusaia valmis, panete vormi, siin samas küpsetate ja selle sama vormiga ka müüte. Ei pea vaatama, kuidas kuju hoida või teda lihtsam käsitleda, kui ta on sellises vormis. Vahelduseks võib ka selliseid teha. Ja ühe siis tegin stritslina samast taignast. Siin stritslis ma siis kasutasin jällegi meie banaanitäidist ja stritslis, võin ta siit ka lahti lõigata. Stritslis on mul banaanitäidis ja stritslis on mul veel šokolaadistikk. Näete, kes ei ole veel näinud, on meil sellised šokolaadipulgad. Nad on pikad, nendest saab siis teha, neid saab panna nii stritsli keskele, kui saab kirukate keskele panna, neid saab siis paraja suurusega täpselt mõõta ja panna tootesse. Nii, näete, siis on mul siin nendes vormides veel kohvitäidisega sellised teosaiad. Siin on kohvitäidis ja siis on šokolaadipisarad, küpsetuskindlad, mida me ka müüme. Ja siin oli siis ainult kohvitäidis. Siis ma tegin ka saiu, et näidata, et neid täidiseid saab tõesti kasutada nii stritslites, kringlites kui ka saiakestes. No siin saiakeses on eriti hästi näha, et siin kasutasin ma Topfil banaanat, et on päris hea küpsetuskindlusega. Nagu näete, mul ei ole mingeid õhuauke siia vahele jäänud, midagi ei ole ära vajunud. Siin ma siis kasutasingi meie Topfil banaani ja panin siis maitseks veel neid šokolaadipisaraid. Ja ma ütlen teile, et see maitsekooslus on väga hea, banaan ja šokolaad. Kes soovib, võib ka valget šokolaadi muidugi kasutada, aga tumeda šokolaadiga on äärmiselt maitsev. Nii et siin ongi siis ainult banaanitäidis ja šokolaadipisarad. Aga siis järgnevates saiades olen ma kasutanud niimoodi, et täidiseks 2 erinevat täidist.
Meil on saadaval Frangi Mix, see on mandlitäidis, ta on pulbriline ja need saiad ma tegin siis niimoodi, et kasutasingi seda mandlitäidist. Siin kasutasin siis mandlitäidist koos kohvikreemiga, mis annab väga hõrgu maitse, mandel ja kohv sobivad ülihästi kokku. Ja teisest kasutasin siis mandlitäidist ja meie Vivafil Passioni. Mandlitäidis on selline väga magus, rõhutab väga hästi selle happu passioni maitset. Samas ta ei jää väga magus passion ja mandlitäidis, ülihea kooslus jällegi. Ja siin on mul tehtud sama, nagu ma tegin keerusaia, lihtsalt see keerusai, mis ma juba eelnevalt teile näitasin. Siin ma lihtsalt tegin moonisaiakesed väiksed ja siin on mul teise kujuga tehtud ka mandli ja passionisaiad siis. Nagu te näete, minu tooted täna kõik läigivad ilusti. Enne küpsetamist määrisin ma neid kõiki siis Sunset Glaze'iga. Meil on selline munavaba määre, mida saab kasutada nii pintsliga kui pritsiga igate moodi. Annab pärmitaignale ülikena läike, ülikena värvi ja pärast küpsetamist, nagu te näete, on nad mul veel sellised säravad. Pärast küpsetamist kasutasin ma Harmony Sublimot, mida siis kasutatakse ainult magusate saiade puhul seda läiget. Ja nagu te näete, jääb teie kohvikulett väga kena, kui te kasutate nii Sunset Glaze'i kui Harmony Sublimot. Saiad väga kvaliteetsed ja säravad. Aga tänaseks nagu siis ongi kõik. Mul ei ole teile midagi enam esitleda. Siin on ainult siis mul näidised nendest toorainetest, mida ma praegu esitlesin teile. Nagu te näete, kõik on väikestes mugavates käepärastes ämbrites. See on meie siis uus Glaçage Rouge punane. See on Miroir Glaçage Neutre. Siin on siis Harmony Sublimo, samuti Sunset Glaze ja siin on siis täidised moonitäidis ja Passion Cremefil Coffee ja kasutasin ka Deli karamelli. Aga kui kellelgi on nüüd millegi kohta küsimusi või ma jätsin midagi rääkimata, siis palun küsige. Vastan meeleldi.